tere, minu nimi on Janar ja täna siis teeme jõutreeningut kõhule, seljale peamiselt. Kõhupõikilihased, kõhusirglihas, mõlemad hästi palju ja selga ka peamiselt. Aga kuna ilm on praegu selline külmemavõitu, siis teeme soojenduse veidi hoogsama. Treening ise kestab orienteeruvalt 55 minutit. Alguses 5 minutit soojendus, lõppu 5 minutit kerge venitus, lõdvestus ja kogu vahepealse aja täidame harjutustega. 1 minut harjutust ja 1 minut pausi. See 1-minutiline paus on selleks, et me koguksime ennast, taastuksime ja suudaksime pingutada järgmise 1 minuti jaoks võimalikult palju. Hästi, aga stardime siis. Nagu ütlesin, siis hoogsam, veidi hoogsam soojendus. Alustame peast kaelast. Painutad külgedele, painutad ette taha ja teed pearinge. Ja proovi ise tunda, kus sul on need venitamist vajavad kohad. Proovige oma keha tunnetada, lihaseid, kus on need kohad, mis tahavad natukene rohkem venitamist, mida võib-olla nii palju ei ole vaja. Nii, kaela siis natukene ettevaatlikumalt, veidi kohe haarates ja hoogu sisse pannes. Õlaringid, võimalikult suured, tõmbad siit taha, niimoodi, et rinnalihase tõmbad pingule ja roid võimalikult laiali, ehk siis mahub kopsule, teeme rohkem ruumi siia mõlemat pidi. Ja kui me teeme korseti trenni või roietele, pingutame roietega, siis roiete vahel on hästi palju pisikesi väikseid lihaseid. Kokkuvõttes need aitavad meil ka kopsu mahule kaasa. Mida tugevam see lihas on, seda rohkem sul on võimalik ruumi teha oma kopsudele siia organismi sisse, siis kere sisse. Nii, õlad, käed ette taha. Jälle hästi mõnusalt, hästi hoogsalt üles alla, kas käed koos või vaheldumisi. Ja käteringid jälle hästi suured. Pane hoog sisse ja mõlemad pidi. Suured käteringid. Ja läks meelest sulle öelda, et pane enda muusika taustaks see, mida sina tahad. Võib-olla minu maitse ei pruugi sinu maitsega ühtida või sul pole siis selle muusika jaoks tuju, et pane just see, mis sind inspireerib või motiveerib rohkem pingutama. Just täna. Ja nii saate iga kord seda sama videot vaadates, saad iga kord panna just sellele päevale, just sellele hetkele sulle sobiva muusika. Sellepärast ma ei pane ka seda muusikat taustaks. Nii, käteringid, tegin väiksed käteringid. Ühtepidi ja teistpidi. Väga hea, lähme kere kallale. Painutame kõigepealt külgedele. Proovi alguses natukene rahulikumalt. Ja ühele poole, teisele poole. Proovi tunda, et kus sa tahad, et sul rohkem veniks. Väga hea. Nüüd ühele poole, teisele poole, siis pöörad ja vaatad võimalikult palju üle. Ja kasutad seda käte hoogu, et sa saad tirid kätega just natukene rohkem ennast pöördasse vinti. Väga hea. Laseme alla. Rahulikult alla. Näitan külje pealt ka, et ära siit jalgu läbi painuta põlvedest, et isegi kergelt võivad olla kõverdatud. Jalad natukene laiemalt kui õlgade laiuselt ja siin all õõtsud. Õõtsud rahulikult. Võid hoogu vaikselt suuremaks panna. Proovi tunda, et sul siit tagareis venib, tuhar venib, alaselg muidugi, siit venib.
ja kindlasti mõnel võib ka veel säär. Ehk siis kogu jalg, tuhar ja selg. Oled siin, tunned mõnus. Kui käed lähevad maha, siis pane sinna kaugele jalge vahelt läbi. Nii, jääme siia alla ja pöörame kere niimoodi, et hooga ühele poole vaatad ülesse ja siis teisele poole. Üks ja teine. Vaheldumisi. Proovi siin ka siin kasutada käsi ja mõtle rohkem kerepöördele, mitte nii palju kätele. Käed aitavad siit. Väga hea. Paneme käed põlvedele, ehk siis pead natukene ennast alla laskma. Jalad ikka õlgade laiusid ja nüüd teed põlve ringe või ringe siis põlvest. Ühtepidi suurelt 4-5 tükki ja teistpidi rahulikult. Siin sellist liikuvust paremaks saada. Mõnus võimlemine sisse. Valjutad. Hästi. Niimoodi. Puusamööd ka. Et siis täna enamik harjutusi mati peal. Sul läheb vaja 2x2 meetrit ruumi. Kui sa oled natukene pikem, siis natuke rohkem. Aga siin siis paned puusad tööle. Proovid ühele poole põlved maha suruda ja siis teisele poole põlved maha suruda. Võid ka käed maha toetada ja siis liigutada puusast jalga ühele poole ja teisele poole. Need kannad jäävad mul justkui ühele poole. Võid siit hoida, siis saad kere ka aktiveerida juba. Ja hästi, mis tunne on? Hakka muhama, eks? Ma arvan küll, vaatan kõigepealt sulle otsa, et 5 minutit umbes tegime soojendust ja nüüd siis läheme 50 minuti jagu trenniga edasi. Esimene harjutus, selili. Sirutad ennast välja, üks käsi on küljel maas, teisi sirutad välja ja nüüd vastas käe ja vastas jala tõstad koos keretõstega. Ehk siis siia ülesse. Teeme 30 sekundit ühe poolega ja 30 sekundit teise poolega. Valmis, sirutad, käsi jalg ja läksime. 30 sekundit siis ühe poolega. Proovi leida mõne selline tempo, millega jõuad 30 sekundit ära teha. Ühe küljega. Ja siis pärast on vaja 30 sekundit ka teise küljega teha. Veidikene veel. Kindlasti kerega tõstad siia ülesse välja. Ja teine külg. Ehk siis teine käsi ja teine jalg. See käsi, mis sul küljel maas on, sellega saad toetada ja siis saad natukene ennast ülesse veel tõugata. Kui justkui tundub, et hakkad ära väsima, see käsi aitab sind, mis on siin kõrval. 10 sekundit veel. Hingata on lubatud, isegi kohustuslik ja hopp. Järgmine on küljeplangus, järgmine harjutus. Võtad küljeplangu sisse ja nüüd siin siis on 3 varianti. Esiteks käsi ülesse, jalg ette, kõige raskem variant. Jalg ette, lased siit alla ja tõstad ülesse. Mina teen seda varianti. Natuke lihtsam variant on jalg ees ei ole, on need käsi üleval, puusa maha, korraks teis puusa ülesse. Ja kõige lihtsam variant, kõverdad alumise jala puusast 90 kraadi, aga lükkad puusa ette, käsi jääb ülesse, pealmine jalg on sirge, maha toetatud, puus maha. Ja lükkad puusa kõrgel ülesse. Puus maha ja lükkad puusa nii kõrgel ülesse, kui saad. 3 varianti siis. Mina teen kõige raskemat. Sina võid võtta need kergemad variandid või valida sealt 2, 1 ja läks. Jalg ees ja puus ülesse. Mida sirgemalt sa kerest hoiad, mida rohkem puus ees, seda lihtsam on sul teha. Kindlasti. Lükka ette ja tunned, kuidas põiki kõhulihased
ja tagant seljalihased töötavad ja aitavad sind, et seda harjutust teha. See harjutus ka siis pool ja pool ja juba ongi teine pool. Mina pööran, sina võib-olla saad kiiremini, käsi ülesse, jalg ülesse ette ja tõstad. Puus korraks toetab ja surud ülesse. Korraks kindlasti puus maha. Olen näinud trennis, et ei taheta puusa maha panna, aga mõte on selles, et see amplituud tuleks võimalikult suur. Lased alla ja siit ülesse. Alla ja ülesse. 2, 1 ja hopp. Nii, järgmine on kõhuli. Sirutad ennast välja, ehk siis käed, jalad sirgeks. Sirutad mõlemad käed, jalad välja ja nüüd tõstad mõlemad korraga ülesse ja lased alla. Tõstad ja langetad. Tõstad ja langetad. Hästi hetkeks fikseerid ülesse. Aga seda ainult korraks. Fikseerid. Mitte pikaks ajaks, vaid väga korraks. Taastu, puhka. Nüüd ei ole üks pool, teine pool, vaid ühte harjutust, 60 sekundit. Teeme 7 sekundit, koormuseni ja koormuseni 3, 2, 1 ja hakkame tõstma. Sirged jalad, sirged käed. Seljalihastega pingutad, eelkõige kere ja käte tõstmiseks. Jalgadel töötavad ka tuhar ja tagareis. Siis jalad sirged. 20 sekundit on tehtud. Pead ära kuklasse aja, siia ära aja. Proovi jätta kätega sama kõrgele. Ehk siis tõstad sünkroonis. Ja jalad, käed võiksidki töötada sünkroonis. Lased alla ja tõstad ülesse. Alla ja ülesse. Alla ja ülesse. Ja kohe tuleb viimane 10 sekundit. Seda harjutust. Ja tõstad. Ja hopp. Super. Nii, järgmiseks harjutuseks ma võtan prillid ära. Kes teab seda allavaatav koera asendina, et selles asendisse minna, oled põlvtoengus, ehk siis põlv on puusa kohal, puusa all ja randmed on õla all. Ja nüüd sellest asendist surud puusapöö ülesse, jääd siia. Jalad õlgade laiuselt, käed ka umbes õlgade laiuselt. Nüüd selles asendis hakkad keerama ennast siit alt, käe alt läbi. Keerad siia ühele poole, proovid jala tagant ära puudutada väljast poolt ja siis teisele poole ja väljast poolt. Ühele poole ja teisele poole. Kui sa selles puus üleval kolmnurkasendis oled, mida rohkem sa keha alt läbi keerad, seda raskem. Et mõte ongi, et natukene just seda kerepööret sisse saada. 2, 1 ja puusad ülesse ja läks. Ühele poole keerad alt läbi ja teisele poole. Keerad alt läbi. Ühele poole ja teisele poole. Kui on kerge, siis tulesid kaela alt läbi, siit läbi, tõmbad ennast kerega ja teisele poole. Ideaalis võiks puusavöö olla kogu aeg ühel kõrgusel. Üle poole on juba tehtud. Seda asendit ka. Keerad alt läbi ja alt läbi. Käed toetub peopesale. Ja viimane 5. Viimane 10 käib. Kohe muidugi 5 ka. Ongi 5. 3, 2, 1 ja paus. Puhkus. Nii. Tark spikker kirjutab mulle, et järgmine kõhulihast harjutus. Tallad maas, jalad kõverdatud põlvest. Käed paned siia pea külge kõrvade juurde. Ja nüüd hakkad tõstma ette
ühele küljele, ette, teisele küljele, ette, ühele küljele ja niimoodi siis tõstad. Ehk siis ette, küljele. Mõnusas tempos. Proovid iga kord isegi ka küljele, et see turi tõuseks maast või mati pealt ülesse. Lased korraks alla, siin lõdestad, all olles lõdestad ja tõstad jälle ülesse. 10 sekundit koormuseni. Jalad ja õlgade laiuselt on hea, tasakaal on parem. 2, 1 ja läksime ette, küljele, ette ja küljele. See pea ei peagi maha minema enam. Küll lased natukene sirgu ennast kõhulihasest, kui lased alla. Aga turjad tõstad üles. Nii küljele liikudes kui ette liikudes. Mida kõrgemale tõstad, seda raskem. Proovi veel jälgida, et vaatad lakke, ehk siis lõug ei lähe siia rinna peale. Et siin tõmbad liialt kaela pingesse. Vaata üles, otse üles. Ette, küljele, ette ja läheb. Viimane 10. Tuleb sul 3, 2, 1 ja op. Järgmine harjutus on kõhulihaste pingutamine selliselt. Jalad on üleval, sul pea, turi on maas, käed on külje peal maas. Jalad on siis sirged ja nüüd pingutad kõhulihast. Pingutad ja lõdestad. Pingutad ja lõdestad. Pingutad ja lõdestad. Kui nüüd pingutad ja suudad ka puusa üles tõsta, nii, ja lõdestada, siis on eriti hästi. Aga see puus ei pea üles tõusma. Kõige olulisem on, et jalgadega siit hoogu ei võta. Jalad on naba kohal või isegi natukene tuara poole ja siin nüüd pingutad ja lõdestad. Pingutad ja lõdestad. Sirged jalad. 2, 1 ja läksime. Ja ei unusta hingata. Pingutad, lõdestad. Võib-olla oled juba märganud, et tänasel trennil on 2 kõhulihaste harjutust järjest. See on taotluslik, et kõhulihas saaks sel korral natukene rohkem. Ja sama on seljaga. Et 2 kõhulihasele ja 2 harjutust rohkem seljale. Pingutad ja lõdestad. Nagu linguga tahaks keegi sind üles tirida. 15 sekundit veel. Pinguta, lõdesta ja tuleb viimane 7. Lõpuni pinguta, kuigi teed koos 2, 1 ja hopp. 2 kõhulihast harjutust sai tehtud. Nüüd siis 2 järgmisele lihasgrupile. Oled põlvtoenglavangus. Käpuli, siis maakeeli. Jalad õlgade laiuselt, käed õlgade laiuselt. Ja keerad kere koos käega. Käsi alt, risti läbi. Keerad ja pöörad ülesse. Pöörad nii ülesse, kui saad. Keerad ja pöörad nii ülesse, kui saad. Proovi puusasid võimalikult paigal hoida, et puusa, et siit ei keera puusa välja. Vaid keerad ainult kere ja käsi näed, mul ei lähegi täitsa sirgeks, umbes 60 kraadi peale ja pöörad alla tagasi. See harjutus on nüüd küll siis üks pool ja teine pool. Mul juba üks pool sai, siis ma keeran kohe ise teistpidi. Pool minutit ühte ja pool minutit teist ja läksime alt läbi ja üles. Alt läbi ja üles. Hopp. Käed proovid sirgelt hoida. Puus võimalikult paiga. Siin vaatad ka käele
kaasa. Teed seda rahulikus tempos, ei pea kuhugi kiirustama. Puusavöö on võimalikult paigal, nagu ütlesin. Ja teine käsi maha. Ei pea kuhugi kiirustama, näed, läks minul puus veidikene. Tuleb kerega rohkem töötada. Just kerepöörde peale on see harjutus. Hästi. Väga hea, läheb. Ilus sirutus, ilus pööre. 2, 1 ja paus. 5 vahetust. Nii, järgmiseks harjutuseks võtad planguasendi, klassikalise planguasendi. Ja nüüd hakkad tegema kiireid pöördeid. Kiireid selles mõttes mõistliku kiirusega, aga mitte venitades. Pöörad puusa ühele poole ja pöörad teise poole. Need jalad liiguvad kaasa. Need jalad ühele poole, hopp, jalad teisele poole, hopp. Et mõistlik on selline õlgade laiusest hoida jalgu, sest et siis on sul ruumi keerata need jalad külje peale. Julgelt keeradki jalad külje peale, käed üles ei tõuse, vaid jalgadega. Rohkem siis kere pöörab. Just kere pööre ja jalgadega hoiad tagasi. Loodan, et siiani kõik hästi. Üle ei tohi pingutada. Ikka vastavalt enda koormusele. Ja 5 sekundit, juba 3, võib planguasendi sisse võtta, 1 ja hakkame sõitma ühele poole ja teisele poole, ühele poole ja teisele poole. Pahkluud peavad maha minema ja jalad peavad külje peale maha minema, aga käed jäävad mati peale. Käsivards jääb see mati peale kuni küünar nukini. Ja töötad. Üle poole on juba tehtud. Sa oled proovid hoida ka see planguasend väga ära ei vajuks. Kui tuhad liiga üles ei tõuseks. Proovid hoida seda sama ühte asendit kogu aeg. Ja siis, kui sa külge pöörad, tuha taha ei tõmba, vaid hoiad. Viimane 5. Seda harjutust veel. 2, 1 ja hopp. Selili mati peale. Koletan särki. Nii, jalad, tallad võivad praktiliselt koos olla. Tallad külgipidi koos. Käed pea külge kõrvade juurde. Nüüd hakkad tõstma jalgu ja ülakere niimoodi, et surud küünarnukid ja põlved korraks kokku. Jälle tõstad. Tõstad kokku, jälle tõstad. Hopp, jälle tõstad. Proovi ülakere natukenegi mati pealt lahti tõsta, et see siia maha ei jää. Kui läheb väga raskeks, okei. Jalgu on lihtsam tuua siia enda kohale ja kere kindlasti raskem üles tõsta. Et kui tahad raskust juurde, siis kere tõstmisega saad seda teha raskemaks. Mida rohkem, mida kõrgemale tõstad, seda raskem. 5 sekundit koormuseni. 3, 2, 1 ja läks. Ja proovi leida oma tempo. Niimoodi, et sa jõuad siin 1 minuti jooksul teha kõik need harjutused ära. Kõik ära siis, jah. Eks. Et jõuad kesta. Et kestad 1 minuti ära. Mõtlesin hoopis oma mõtte. Ja tuleb. Pool on tehtud. Pingutad lõpuni. Küünarnukk ja põlved kokku. Turiga natukene mati pealt lahti. Ja viimane 10 käib. Väga hea. Jõuad küll. Lõpuni pingutad 3, 2, 1 ja paus. Kõulinas, et see tulitab. Väga hea. Hea tunne. Võtan korraks lonksu, et paus on ikka ju minut. Lihastreeningut on juba 10 minutit tehtud. Järgmine harjutus on
tähekene selles mõttes, et lähed küljeplangu asendisse võimalikult sirgeks, ehk siis lükkad naba kõhust välja ja nüüd hakkad tõstma kätt ja jalga sama külge, käsi ja jalg. Mida sirgem, seda parem. Kui nii on raske teha, siis sirge jalaga raske, siis alumise jala kõverdad põlvest 90 kraadi, lükkad ikkagi kõhu ette, jalg, peamine jalg on sirge ja käsi sirge ja tõstad ühte kätt, jalga ja siis teist. 5 sekundit koormuseni. Mina teen sirgelt 2, 1 ja läks selles mõttes sirgelt, et sirge jalaga. Aga kui sul on sirge jalaga raske teha, siis kõverda. Tean, et mõnel on raske. Kui sa mõnda aega juba oled kõverdatud jalaga teinud, siis küll varsti saad teha ka sirge jalaga. Põiki kõhulihas ja sealt seljalihased hakkavad sind toetama ja saad lihtsalt teha seda harjutust. Ja teine külg, siis 30 sekundit sai läbi ja lähme kohe edasi. Ei pea siin pikka pausi. Puhkame pärast trenni. Jätame öösse ka midagi. Viimane 10. Kaks, 1 ja hopp. Nii, 2 kõhulihast harjutust sai tehtud, nüüd tuleb seljale. Ja seljale lähed kõhuli. Seekord jalad jätad maa. Võivad olla õlgade laiuselt. Võivad koos ka olla, kuidas sul endal tunne on. Aga käed sirutad välja. Käed välja ja nüüd tõstad ülakere ja kõverdad käsi. Kõigepealt tõstad, kõverdad käed, sirutad käed ja lased nina alla. Tõstad, siis tood käed, siis sirutad käed ja lased nina alla. Siis 2 harjutusest komplekt. Kompleksharjutus seljale ja seekord siis ka natukene õlgadele, õlavööle, avaluudele. Ehk siis sirgele seljale. 2, 1 ja läksime. Kas jalad jäävad maha? Siin ei ole nende hoidmine hetkel oluline. Ainult korraks toetad maha, nina ja tõstad jälle uuesti üles. Ja ka tõstan natukene pead liiga kuklasse. Proovi pead mitte kuklasse ajada. Siis kätega ühele joonele ja vaatad silmadega alla. Ja pool on tehtud. Tõstad, kõverdad käed, sirutad ja laskud. Ja hoia jalgu, jah. Kohe viimane 10. 2, 1 ja hopp. Nii, teine rohkem seljale harjutus. Nii, 2 varianti. Küünar, tagaküünartoengus, surud puusa üles ja nüüd hakkad kandadega, väikeste sammukestega ennast silda või siia kokku astuma. Vaatad pea taha, astud kokku ära, korraks surud puusa üles ja siis astud tagasi sirgeks. Või teine variant, toetad turja peale ennast maha, siis natukene jalad on kõverdatud, nüüd selles asendis surud puusa nii kõrgel üles. Tõstan korraks käe üles, et sa näed, puus on üleval ja siin surud väikeste sammukestega astud kokku ja siis väikeste sammukestega taha sirgeks. Kes väegi saab, siis küünartoengus 2, 1 ja läksime. Tean, et see tõenäoliselt on vastikum. See kokku astud, siis suru puus korraks sirgeks. Kui sirgeks lähed, siis ka puus uuesti ülesse. Ja kokku
ja astud sirgeks. Väikeste sammukestega. Proovid tunda, et reis ja säär ja tuhar kõik töötavad, pool on tehtud. Tean, et see harjutus võib küünanukile olla valulik, paned sinna midagi alla, näiteks jäterätiku ja on kõik väga hea ülesse puus. Ja ma näen pöldeid, puus peab ülesse poole minema, viimane 5 käib. 3, 2, 1 ja saad puhata. Hea. Järgmine harjutus on kõhulihastele. Järgmised 2 õigemini lähed selili. Tood nüüd sirged käed, jalad üles. Ja nüüd lased mõlemad natukene sirgemaks, natukene allapoole, pealasi jääd maha. Lased nii kaua alla, kuni sa tunned veel, et alaselg on mati peal. Kui hakkab tõusma, siis rohkem alla ei lase jalgu. Eelkõige jalad annavad selle indikatsiooni. Ja nüüd sünkroonis hakkad jalgu ja käsi viibutama. Siis selili ujuja. Sellises asendis muidugi upuksid kergesti ära. Aga põhimõte, et ujud käsi jalgu viibutades. 5, võid jalad juba üles tõsta, sirgeks ajada, 2, 1 ja läksime. Ja proovi tunda, et alaselg on maas. Ära siin pead tõsta, las pea olla maas. Tööta jalgade ja käte ja kõhuga. Kõht siis hoiab. Proovi selga, isegi tunnetuslikult proovi alaselga just mati peale suruda. Et moodustab justkui ühe terviku matiga. Väga hästi läheb ja pool on tehtud. Tubli. Lähme. Veel natukene. Alaselga, kui alaselg jääb valusaks, siis tõstad jalad ülesse poole või tunned, et selg läheb nõgusaks, tõstad ka jalad ülesse poole, et siis alaselg jääks maha. 2, 1 ja väga hea. Väga hea. Järgmine on sõudja asend. Ja ma tegelikult täpselt ei teagi, kas ta oleks õigem sõudja või arutaja. Aga nagu teeksid sõudeergomeetriga. Tõmbad kätega, lükkad jalgadega ja vastupidi. Hopp. Kui jalad on sirged, siis on käed kõverad. Kui käed on sirged, siis on jalad kõverad. Hoiad kere võimalikult ühel kohal. Mida paremini kontrollid kere, seda parem. Kui tunned, et juba asendid hoiad, suudad mõnusalt hoida, siis võid hoogu juurde panna, siis kiiremaks ajada ennast. Aga esialgu asend selg sirge ja hoiad kere paigale. 3, 2, 1 ja hakkame ergomeetrit tõmbama. Jalad liiguvad, käed liiguvad ja kere on paigal. Väga hea. Kõvasti üle poole trenni juba tehtud. Eriti mis puudutab jõuharjutusi. Töötame ja väga hea. Tubli. Pool on tehtud. Kuna täna jalgadele väga trenni ei tee, siis täna peaks ergomeetri tõmbamine ka lihtsam olema. Sest tavaliselt, kui veel jalgu teha siia otsa või vahele, siis see ergomeetri harjutus tundub ikka raske. 12 veel. Lase. 10 sekundit jäänud. Juba vähem. Ja 3, 2, 1 ja paus. Järgmiseks harjutuseks kõhuli. Ehk siis 2 kõhulihast harjutust said läbi. Lähed kõhuli, seekord jalad koos, käed pane siia lauba alla, teetud natukene omale hingamisruumi, nina ei pea otse mati peal olema.
kõverad jalad 90 kraadi peal. Aga põlved on koos esialgu. Nüüd hakkad tõstma põlvi laiali, lähevad laiali ka labajalg. Ja astud või tõstad kokku tagasi. Tõstad harki ja tõstad kokku tagasi. Kindlasti tõsta harki ka labajala osa, et neid kokku ei jäta. Nagu sünkroonis. Tõstad justkui reiest ja tuharast ja liiguvad ka labajalad laiali 2, 1 ja läksime. Ja laup toetub käte peale. Tõstad nii laiali kui saad, nii harki ja siis kokku tagasi. Kokku ikka nii kokku kui on võimalik tõsta, ehk siis jalad põlvest kokku. Proovi tõsta jalgu sünkroonis, siis mõlemat jalga korraga. Mitte ühte jalga, et mõlemat. 20 sekundit veel. Tunned, kuidas pingutad seda lihast, et jalgu siin laiali saada. Väga efektiivne harjutus. 2, 1 ja pa-pa-pa. Järgmine harjutus. Ka 2 varianti. Plank, õigemini 3 varianti tegelikult. Plank, klassikaline plank, aga jalad koos. Või astud laiali, mati laiuselt on piisav ja astud kokku tagasi. Harki, kokku või hüppad harki ja hüppad kokku. Proovid niimoodi hüpata, et muud lihased, muu kere ei liigu sinuga kaasa, eelkõige ülakere siis. Kõik, mis puusajoonest üles jääb, et see oleks võimalikult stabiilselt. Puusapööst alla jääb osa, et see siis teeb aktiivselt tööd. Ja viimane 5 puhkuseks. 3, 2, 1 ja läks. Kas siis hoiad planku, astud harki või hüppad harki. Mati laiune on täiesti okei. Ei pea rohkem. 15 on tehtud. Ja töötad riidadega siis. Üle poole on tehtud. On jäänud. Jõuad, kui ära vesid, siis puhkab langvasatis. Või astu harki. Üks jalg, teine jalg. Kokku, üks jalg, teine jalg. 3, 2, 1 ja ära. Kuigi plangu asendis ka kõhulihas töötab päris intensiivselt. Selles asendis küll natukene vähem. Siin töötad jalgade ja seljaga rohkem, tuhar ka. Siis nüüd tulevad 2 kõhulihast harjutust. Esimene nimetatakse noaks. Kui me enne alustasime vastaskäsi, vastasjalg kokku tõstmisega, siis nüüd tõstad mõlemad käed jalad korraga kokku. Raskem variant sirged. Hop, hop, hop. Või siis kergem siia kokku. Kõverdatud jala, aga tõstad, tuled üles ja sirutad. Tõste ja sirutad. Vaatad ise, kuidas, kui kerge või raskeks tahad trenni teha. Natukene meil on veel minna. Sellega arvesta. 2, 1 ja läksime. Ja käed jalad kokku. Kes tahab eriti tugevalt teha, siis see pea jalgu isegi maha panema. Vahepeal käsi ka ei toeta ja siit võtad hoogu õhust.
aga kuna ma ei jõua, mis tähendab, et olen vist natukene liiga lõrk, siis ma panen tallad maha, kannad maha õigemini. Vähem kui pool on jäänud, ei jõuaks lõpuni. Tuleb kene ka ülesse ja ei ole ainult käed, ei ole ainult jalad, vaid kõik ja sünkroonis ja viimane 10 ja pingutad lõpuni. Viimane 5, ikka lõpuni, 2, 1 ja hästi. Järgmine selili, võtad tallad maha, jalad õlgad laiuselt kõverdatud, ülakere tõstad natukene üles, käed on sirged ja hakkad kallutama ülakere ühele poole ja siis teisele poole. Siin keskel korraks fikseerid, et kohe üle ei lähe. Hopp, ühele fikseerid ja teisele poole ja fikseerid. Oh. Minu treener Margus Pirksal ütleb, et kõik trennid on korralikud, aga tänane trenn on ikkagi väga korralik. Tervitused siit poolt temale. 2, 1 ja läksime. Ühele poole kallutad ja teisele poole kallutad. Raskusastet saad siis reguleerida nii, et kui käsi läheb jala vastu, siis lükkad käe jalast mööda. Asi keskel kindlasti fikseerid. Proovid hoida seda kõrgust ka lõuga rinnale ära too, vaid vaatad ülesse lage, silmitsed või kes teeb värskes õhus, siis taevast. Täna on eriti ilus, vähemalt siin. Sinine taevas. Ühele poole ja teisele poole ja kõht juba tunneb, et täna on väga hea trenn olnud kõhule. On täitsa selline koormatud tundega. 3, 2, 1 ja tehtud. Järgmine siia lõpupoole. Palju ei ole enam jäänud, aga veidikene ikkagi on. Tuleb küüna tagatoengus harjutus. Siis on, et küüna toengus lükkad puusa ülesse, nagu me enne tegime. Puusa kõrgele ja nüüd hakkad astuma jalgu ühe jalaharki, teise jalaharki. Ja siis tood mõlemad jalad väikse kaarega kokku. Kui astumist on raske teha, siis surud lihtsalt puusa ülesse ja hoiad. Ja teine variant, tõstad turja peale ennast, käed jälle külje peale maha ja proovid selles asendis siis jalgu võimalikult sirgeks ajades. Tõstad jalgu harki ja tõstad jalgu kokku. Tõsta mõlemad jalad harki ja siis mõlemad jalad kokku tagasi. Ja läksime, mina teen küünartoengus. Kuigi tundsin, et tegelikult ka turjal tehes on päris raske. Ehk siis vahepeal vist peaks tegema ka turjal. Kindlasti mingid lihased töötavad hoopis teistmoodi. Kõikide selliste harjutustega saab seda tähele panna. Et kui sul justkui on tunne, et sul on hästi palju jõudu, siis tee natukene seda harjutust teistmoodi. Mida valesti teistmoodi? Pane mingi nüanss juurde, kasuta palli või mingit kummi või no nagu praegugi. Üks on küünartoengus ja teine on turitoengus või turjale toetudes. Ja sama harjutus, aga tundsin kohe, et midagi on teistmoodi. Näed, teie lobisedes harjutus lõpp paistab 3, 2, 1 ja hopp. Unustasin vahepeal korrata. Puus üles, aga usun, saite aru, et peaks olema puus üleval. Järgmine nüüd on ehk natukene lihtsam harjutus. Lähed kõhuli, mati peale, sirutad käed jalad välja.
tõstad pea natukene mati pealt üles, mitte palju. Vaheldumisi siis üks käsi, teed sellise viibutuse, üles, alla, paned maha. Teine käsi üles, alla ja paned maha. 1 ja 2. 1 ja 2. Üles. Sirge käsi, sirge jalg. Liigutad reiest tuharast põlvest ei kõverda. 10 sekundit pausi. 5 sekundi pärast koormus. Ja 2, 1 ja viibutused. Tõenäoliselt tunnetuslikult üks kergemaid harjutusi täna, aga seda intensiivsem ja jõulisem peaks see liigutus olema. Eks sa tunned, et sa seljalihastega liigutad. Praktiliselt kogu selg liigub. Ja tugikäsi tuleb natukene raskemaks muuta. See tugikäsi siis hästi õrnalt justkui toetab sind maha. Mitte kõvasti, jah? Vaid õrnalt. Jõu paned siia sisse. Jõu paned sisse. Jõuga tõstad. Mitte lihtsalt ei viibuta. Jõuga. Ja viimane 10. Seda harjutus, kuna ta on nii kerge, siis me teeme 5 sekundit kauem. 2, 1 ja väga hea. Nii. Trenni lõpp paistab. 3 harjutust veel. 3 pausi, 3 harjutust. Esimene harjutus. Sa vai. Higi on prilli peal. Esimene harjutus. Jalad kõverdatud. Põlvest tallad maas. Käed paned siia pea juurde kinni sõrmedega. Ja nüüd tulevad 4-kordsed tõsted. Tõstad 4-kordse ajal 3, 4, vahepeal turja maha ei lase. Pärast 4. korda korraks toetad maha ja lähed edasi. 2, 3, 4 ja puhkad. 4 korda. Ja siis saad puhata. 2, 1 ja läksime. 2, 3, 4 ja lõdvestad. No kõikidel sellistel harjutustel, kus sa kere tõstad, siis proovi jälgida nii, et nina vaatab lakke, et lõug ei vajuks siia rinnale. Seda pole vaja. Hoia siin neutraalselt. Pea on sinu kere pikendus. Ja hoiad siin. Vaatad ja tõstad. 2, 3, teed 4 tükki ja siis lõdvestad. Ja lõdvestad. Viimane 15 käib. Väga hea. Ja 3, 2, 1 ja paus. Super. 2 harjutust veel. Lõpus mõnusaks. Muidugi väsimus ka, aga mõnusaks sellest sõltumata. Võtad klassikalised langu. Ühe käe tõstad üles, teine jääb langu asendisse. Keerad alt läbi ja nüüd keerad külje. Mõlemad jalad siis külje peale. Puus vaatab risti põrandaga ja käsi risti ja vaatad ise käele kaasa. Pöörad alt langu asendist ja keerad. Teeme alguses ühele poole, nagu nägid, et ei vaheta käsi. Toetad ühele poole, teeme ühe poolega ära, koormame selle ühe poole ära ja siis koormame teise poole. Ja pärast seda on üks harjutus veel ja ongi jõu osa läbi, teeme natukene peale ka. Oi, hakkasime valesti. 2, 1, läksime ja keerad käe. Jalad risti, puus vaatab risti ülesse ja ise vaatad käele kaasa, käsi vaatab ka risti põranda suhtes otse ülesse.
hästi mõnus. tuleb küll. ja vahetame teine käsi ja pöörad. ja vaatad. jalad ka külje peale julgelt maha, ei jäta seda poolikuks. olen trennides vahepeal pannud tähele, et ei taheta täispööret teha, aga siin teed. et saaks korralikult kõik lihased, mis vaja, aktiveerida ja hopp. viimane harjutus. ma arvan, tõenäoliselt enamikele kõige raskem harjutus, aga see on viimane. ja just sellepärast ongi viimane. et võtaksid kokku, pingutaksid veel viimaseks harjutuseks. panen prillid ka maha, nii tõsine harjutus on, eks. tegelikult võtad toanijamaga asendi, nüüd lased puusa alla, siia nii alla kui saad. vaatad ise üles, võid põlved ka maha toetada. toetad maha ja nüüd lükkad ennast siia ülesse. sellest asendist lähed ussi ehk siis puus maha ja vaatad üles. ja siit lükkad puusavöö ülesse, jalad sirgeks ja jälle ussi ehk kobrasse ja sirgeks. 2, 1 ja läksime puus maha, puus ülesse. puus maha võimalikult sellise kaarega ja puus ülesse. kuigi ma välja ei reklaaminud, et see kätele ka trenni on, siis see harjutus on natukene enam kätele. aga seljale, väheke kõhule ka. juba pool on tehtud seda viimast pingutust. oi. ja teed. ja viimane 10 käib. viimased pingutused. kõik teevad ühe korra veel. ja hopp. võta juua. kellel on võimalik särki vahetada või midagi peale panna, siis nüüd on see aeg. et pane midagi omale peale, muidu keha saab külma, sa oled energiat kulutanud, keha on märg ja ei ole tervisele taastumisele kõige parem. nüüd peaks ennast säästma. selleks, et see tunne vähe mõnusam oleks, selleks, et see taastumine natukene efektiivsem oleks, siis tõmbame justkui natukene ennast trennist ka välja. nagu igast asjast on hea nii-öelda sisseminek, ehk see soojendus ja siis väljatulek või mahakerimine. teeme seda ka siin trennis. ja esimeseks jääme selili. võtame põlved siia kaisu. toetame pea maha, selja maha ja hoiame jalgu siin enda kõhu vastas. proovi hästi-hästi lõdvaks lasta. nüüd on õige aeg panna mingisugune mõnus rahulik muusika sul sinna taustaks, et sa täielikult tunneksid ja suudaksid hästi lõdvaks lasta. hästi rahulikuks, hingamist ka proovi rahulikumaks suruda. viimane harjutus on natukene tempokam, ajas pulsi, südame löögisageduse ülesse. lase üks jalg sirgeks, teine korraks veel hoia siin rinna peal, üks hetk. ja nüüd lükka rinnal olev jalg ka sirgeks ja võtad kas siit, kes saab põlve tagant, põlveõndlast, kes saab sääre tagant, kes saab ahilleuse tagant, võtad jala, tõmbad enda peale ja proovi tunda, et siin venib. hoia, mitte ära õõtsuta, vaid hoia lihtsalt. hästi mõnusalt, kergelt, tõesti kergelt. hoiad.
ja lükkad vastaskäega üle enda põlverist maa, ise vaatad teises suunas. Proovid tunda, et siin veniks natukene tuara, puusa, pöö ja alaselg ka venib. Võtame teise jala hetkeks rinnale, vastu rinda, hoiame mõne sekundi ja nüüd lükkame sirgeks ja hoiame. Tunned, et venib. Kui juba jalga väga ei teinud, siis hea on seda venitada ikka. Istume ju kinni, istume tuhara kinni, istume tagareie kinni. Kõik me istume siin kinni. Vastaskäega surume üle enda põlemaa ja ise vaatame teises suunas. Ja hoiame. Lõdvestame. Väga hea, tuleme kõhuli, mati peale, lükka käed natukene ettepoole endast, toetu küünarnukkidele ja nüüd tõmba ennast natukene edasi ja natukene üles, võiks piltlikult 45 kraadi peal, tõmbad ennast üles poole. Ülemised 2, kindlasti võib-olla isegi 3. Siis six-packi rida peaksid venima ja natukene ka alumised roided. Need venivad. Hoiad. Lõdvesta. Hästi mõnus. Nii, lased alla. Tuled põlvedega mati peale. Istud kandade otsa tuharatega ja lased kere hästi alla, hästi kokku ennast, võimalikult kokku. Proovi tunda, et kogu selg sul veniks. Kogu selg. Ja siin asendis, see on selline hästi mõnus asend, selles asendis me võime natukene kauem kohe olla. Proovi ka lõdvestada. Tuleme ülesse, venitame alaselga ka, jalad kokku, kätega põlve õndla ümber kinni ja lükkame jalgu sirgeks, surume puusavöö ülesse, sabakondi, ülesse, võtad alaselja venitusse ja siis hoiadki seda asendit natuke aega, mõttes lugeda 20 sekundini. Mõelda, oi, küll oli mõnus trenn. Tõesti oli mõnus trenn. Ja siit asendist tuled rahulikult üles. Hästi rahulikult. Aitäh, kes sa tegid trenni kaasa. Aitäh, kes sa teed seda trenni järgi või teed seda korduvalt järgi. Kui tundub, et sellest trennist on sulle kasu, siis jaga videot, pane like ja sõltumata sellest, kas sulle meeldis või mitte, me kindlasti teeme videotrenne veel. Mõned ägedamad, mõned võib-olla mitte nii ägedad. Kindlasti tulevad lühemad trennid vahepeale, teeme tund aega trenni on piisav, aga mõned lühemad trennid ka kindlasti tulevad vahele. Kui sulle meeldis, pane like, mina tänan ja
tšau, kohtumiseni järgmistes videotreeningutes.